Kriisi ajal on infot liiga palju, kõik räägivad, kogu info on internetti laiali puistatud, aga mulle meeldiks, et oleks koht, kus on kogu info kokku koondatud, kui mul tekib hädaolukord. Tere, mina olen Karoliin Toompea malevkonnast ja täna vaatame, kui kasulikuks võib meile kriisi ajal osutuda naiskodukaitse äpp Ole valmis. Ma jalutan metsas ja jõuan sellise kastini. Uudishimu tekib kohe, et mis siin kastis. Ei, ära puutu! Nii, aga mis ma siis tegema peaksin, kui ma sellise kasti otsa satun? Esiteks ongi see, et seda ei tohi puutuda. See konkreetselt siin on laskemoonakast, aga kui see juhuslikult oleks näiteks mingi lõhkekeha, siis võib see sulle ohtlikuks osutuda. Et selline on siis Ole valmis äpp ja siit saab ilusti järgi vaadata, et looduskeskkonna alt leides lõhkekeha, mis siis teha. Kus ma sinna täpselt jõuan, et seal oli looduskeskkond, seal on veel erinevaid kategooriaid. Ja siin siia on koondatud kokku siis kõik asjad, mis võivad looduskeskkonnas ette tulla, aga lühidalt on välja toodud ka, et kui leiad lõhkekeha, siis esiteks hoia eemale, teiseks märgista leiukoht ja kolmandaks helista 112. Aga kui ma ei tea täpselt, kus ma olen? Nii, siis peaks positsioneerima ennast ja selle leiab üldiste käitumisjuhistelt asukoha määramine nutitelefonis. Et siin on väike õpetus ja seda saab ka teha juba sel ajal, kui sa oled 112 helistanud, et siis pead avama endal Google Mapsi ja siis see sinine täpikene näitab, kus me asume ja kui sellel vajutada, siis mõnel telefonil tekib ülesse või mõnel tekib alla siis ilusti koordinaat ja selle saab edastada häirekeskusele. Aga praegu kriisi ajal, kas see äpp on praegusel koroona leviku või üleüldse mõnede tervisehädade puhul ka kasulik? Et eriti praegusel ajal on oluline mitte koormata meie kiirabitöötajaid siis vähem oluliste asjadega, ehk siis tuleks ise hakkama saada, kui seisund ei vaja kiirabi kutsumist. Mul näiteks suvel oli mul kõhuviirus ja ma öösel ärkasin kohutava kõhuvalu peale ja täitsa oigasin põrandal maas ja mõtlesin, mida siis nüüd teha, kas kutsuda kiirabi või äkki ikkagi ei ole vaja. Ja et kas see on kõhuviirus või äkki mul on pime sool lõhkenud, et siis ma palusin abikaasale, et võta palun äpp lahti ja vaata nüüd kõigepealt sealt neid tunnuseid ja sümptomeid ja palun vaatame, et otsustame, kuhu me nüüd helistame. Ja meie siiski helistasime siis perearsti nõuandeliinile. Mees taaskord küsis jälle, et mis see number on ja mina valudes ei mäleta peast seda numbrit. Aga äpis on ka väga hea võimalus otse läbi äpi need tähtsad numbrid järgi vaadata ja ka otse helistada. Et siis helistasime perearstile ja saime nõu, et mis rohtu siis võtta ja kuidas hakkama saada. Et siiski ei olnudki pime sool ja poleks olnud seda kiirabi vaja. Seega praegu, kui me kõik kodus oleme, raamatud on loetud, filmid vaadatud, siis laadige see äpp alla, tutvuge informatsiooniga, õppige see selgeks ja kui käes on häda, siis saate seda infot juba kasutada. Aga kriisihügieen tuleb varsti jälle.